Head aktsionärid, kõik, kes te olete kogunenud täna siia Swiss Hotelli ja kes te kõik vaatate meid videosilla vahendusel kuskil mujalt. Tere tulemast aktsiaseltsi LHV Grupp aktsionäride korralisele üldkoosolekule. Mina olen Daniel Haab, jätkuvalt LHV juriidilisest osakonnast ja mul on suur au olla täna siin juba 10. aastat. Nii et tänane koosolek siin Swiss Hotellis on omaette märgiline. Just nimelt 20. aprillil 10 aastat tagasi langetasime me siin aktsionäridena otsuse viia LHV Grupi aktsiad Nasdaq Tallinna börsile. Ja nüüd väikese ringkäigu lõpetuseks oleme tagasi siis nendes väärikates ruumides. Ma loodan, et sellel on teatav mõju ka kõigi nende olulistele otsustele, mida te täna siin vastu saate võtta ja millist tulevikku rajada. Mul on kombeks ja ma ei murdu ka sel aastal. Ma soovin tänada alustuseks kõiki neid tublisid LHV-kaid, keda on palju ja tänu kelle tööle viimaste nädalate, isegi kuude jooksul on tänane koosolek selline, nagu ta on ja ma väga loodan, et kulgeb viperusteta ja tulemuslikult. Aitäh teile kõigile. Eraldi tänan Marit-Janna Marjundit, meie nõukogu nõuniku, kellega koos on meil ka olnud siin juba aastaid võimalus juhatada ja vedada seda koosolekut. Nüüd minule teadaolevalt ei ole laekunud ettepanekuid koosoleku juhataja või protokolli osas. Ja kui seda ei ole, siis ma teen lugupeetud aktsionäridele ettepaneku, et tänast üldkoosolekut juhataksin juhatajana mina, Daniel Haab, ja protokolliks Marit-Janna Marjundi. Kui tealt selle poolt, siis palun sellest käega märku anda. Tundub, et toetus on tugev. Tänan teid usalduse eest. Meie koostöös valmivat protokolli kinnitab siin viibimisega ja hiljem ülevaatamisega Tallinna notar Hans Ainson. Aitäh, Hans. Ja muidugi tuleb ka pikk sissejuhatus selle kohta, kuidas on toimunud eelhääletus, kuidas te saate siin hääletada ja mis on kõik muud formaalsused, mida me peame silmas pidama. Aga enne seda, nagu on samuti juba meile kombeks saanud, alustab meie koosolekut LHV Grupi nõukogu esimees Rain Lõhmus. On Rain. Nii, tere tulemast kõigile ja tore jälle näha kord aastas. Jah, see aasta oleme kolinud jälle tagasi natuke lähemale ja ajaloolisematesse ruumidesse. Ma ise olen mõtlema hakanud, et kuidagi ei ole kummaline, et 3. aastat juba läbi ja me alles siis tuleme tagasi eelmise aasta juurde, aga nii peab. Et eks see on traditsioon ja siis võib-olla mõni sõna sellest, et kuidas siis minu vaatest, ja minu vaade kindlasti ei ole tingimata ainuõige, et eelmine aasta välja kukkus ja mõni sõna tulevikust, et ega ma väga palju ei räägi, et rohkem vast tegevjuhtkond räägib, mis jooksil, mis tulemas. Kõigepealt alustaks sellest ikkagi, et kordamine on tarkuse ema, et mul on hästi lihtne reegel, et ilmselt ühe aktsia pikaajaline tootlus on võrdne tema omakapitali tootlusega, et vähemalt pankade puhul. Pikaajaline tähendab üle 10 aastate. Et need, kes kauplevad või lühiajalisemalt investeerivad, et võib-olla nendele see ei ole tähtis, aga mulle ta on alati tähtis ja võib-olla selle tõttu kogu mu vaade toimuvale on nagu seotud sellega, et kui hästi me toimetame. Ja teine niisugune asi on 10 aastat tagasi siis välja käidud lubadus, et me taotleme, et see number oleks 2-kohaline ja 2-algav. Ja nüüd peeglisse vaadata, siis eelmine aasta see päris nii ei läinud. Läks teistmoodi. Et jäime sellele alla ja jäime ka natuke oma tulemusele alla. Kui nüüd vaadata, mis siis juhtus, siis ma arvan, et miski ei juhtu üleöö, et tegelikult ilmselt natuke olime juba varem valel teel. Numbriliselt vaadates, mis juhtus, on see, et meil tulud tulid tegelikult eelarvega võrreldes täis.
aga 2 suurt kategooriat oli, kus me rohkem kulutasime, mis tähendab seda, et tulud miinus kulud, see on kasum väiksem ja number 1 olid intressikulud. Et number vist oli umbes 11 miljonit, mis me rohkem kulutasime, kui eelarve ette nägi. Ja teine asi olid opereerimiskulud, et see summa oli palju väiksem, võib-olla mingi 3,5 miljonit, ma täpselt peast vaatasin jammu juba, et enam ei mäleta. Ja natukene saime tagasi selle läbi, et krediidiportfell toimus paremini ehk provisjoni nii palju ei pidanud tegema. Aga see kõige suurem asi, et miks see juhtus ja tegelikult see on selline, kuidas ma ütlen, et operatsiooniline asi, mis ei kao nüüd aastanumbri vahetudes ära, et see on endiselt paigas. Ma arvan, et juhtus see, et millal see nüüd oli, 4 aastat tagasi või 5 aastat tagasi me otsustasime järsku saada Eesti suurimaks pangaks, mis tõenäoliselt tagasi vaadates võib-olla kõige parem idee ei olnud, ehk ma arvan, et see ei ole üldse võimatu asi, aga küsimus on kulud ja mis selle kulu on ja seesama, et kas ta seda meie number 1 eesmärki aktsionäridele head tootlust tuua üle pika aja, kas ta seda õigustab. Ja mina arvan, et lihtsalt ei õigusta. Ehk tagasi vaadates see intressikulud, miks nad kõrged olid see, et me ahmisime ilmselt deposiite sisse nii palju, et kasvatada laenuportfelli ja muud, aga alati, kui sa rohkem tahad midagi kiiresti, siis sa pead rohkem maksma. Ma ei tea, ehitajad teavad, et kui sa maja ehitad tõenäoliselt, et siis tahad midagi kiiresti saada hästi, et tõenäoliselt läheb kallimaks, kui sa saad niisama teha. Isegi kui sa linna peale tahad suitsupakki osta, et kioskist on tõenäoliselt kallim kui supermarketist, et sama loogika meil ei ole midagi muud. Ja eks eelmine aasta oligi siis, et me natukene nagu hakkasime mõtlema, et mis me edasi tahame teha ja mõtlesime, et tõenäoliselt see ei ole nagu eesmärk. Samuti mulle tundub, et seesama, et suurimaks saada, siis teine pool sellest on see, et see tõi kaasa suurettevõtte mentaliteedi, et oleme suurimad, siis käitume nagu suur ettevõtte. Isegi täna meil on siin, et näitame suurt maja teile. Who fuck cares mingist majast, et tegelikult ma ei usu, et Revolut näitab maja või rääkimata krüptofirmadest, meil on suur maja. Me teeme seda harjumusest, et ma loodan, et tulevikus ei tee enam. Aga harjumused on nagu rasked. Ja nüüd, mis see uus asi on, et uued eesmärgid on toredad, aga tõenäoliselt on sama, et see tähendab seesmist muutumist, et niimoodi, kui sa valmistud ühe eesmärgi poole rühtima, et siis tõenäoliselt see setup ei ole nagu tingimata kõige parem muude eesmärkide jaoks. Ja mis siis ongi, et ma arvan, et 2026, ega ma väga pikalt ei räägi, et 2026 ongi selline ülemineku aasta, et kus me finantsiliselt midagi supertulemust tõenäoliselt ei tee. Pigem valmistume nagu seesmiselt ennast ümber pöörama. Ja ümberpööramine tähendab paraku muutusi. Kõik muutused ei ole kõigile inimestele meeldivad, kaasa arvatud klientidele. Aga teisest küljest see on nagu paratamatu. Ja mis ma nagu öelda oskan, et ma arvan, kõige tähtsam on, et ära ei kaoks nagu kartus tegutseda. Et me peame nagu julged olema ja tegutsema, mitte kartma. Ja kes tegutseb, seal tuleb aeg-ajalt ka nagu teelt väljaastumisi, aga tähtis on tagasi saada ja kuidagi nagu peeglisse vaadata. Aga kokkuvõttes tegelikult pangandus on siiski selline tore ja natuke stabiilsem äri, et ma natukene vaatasin siin teiste Eesti ettevõtete, börsiettevõtete tulemusi, et ma ausalt öeldes usun, et neil on palju raskem, et me oleme mingil määral siiski paremas sektoris ja nii või naa sektor määrab ka üht ja teist, et ma mäletan, kui ma olin, mis ma olin siis 26 aastat tagasi Harvardis, et siis me vaatasime, õpetati meid, et kui vaadata börsifirmasid, siis minu arust veonduses oli vist Ameerikas ainult 1 või 2 ettevõtet, kelle omakapitali tootlus oli kõrgem kui 20%. Samal ajal enamus ravimitööstusfirmadest olid kõik üle selle piiri.
Ja selles mõttes pangad on seal kusagil vahepeal, et see 20 ei ole tavapärane, aga mulle pigem tundub, et me ei ole veondusettevõte, et meil on natuke nagu paremad tegutsemistingimused, eks me peame nagu selle ära kasutama. Ja ma ei tea, ma annaks nagu sõna nüüd inimestele, kes siis konkreetsemalt räägivad, mis tegime, milliseid otsuseid me teeme. Jah, aitäh! Suur tänu! Enne veel, kui tulevad inimesed, kes räägivad sisulisematest asjadest, tuleb ikkagi pöörata tähendus ka formaalsustele. Ja sellest teadupärast on mõned tugevamad kui teised. Praeguseks on juba väga palju hääli loetud ja selleks, et üldse anda veel hääli siin koosoleku ruumis või siis distantsilt, kes te meiega liitute video vahendusel, siis tuli hääletusrakenduses ennast registreerida ajavahemikus kell 12 kuni 12:45. Ja iga punkti hääletuseks ette nähtud ajani saate te oma hääli selles rakenduses muuta. Kui ma olen siin puldis lugenud selle hääletuskorra lõppenuks, siis seda muuta enam ei saa ja siis me loeme hääled kokku. Kui teil on tehniline probleem, või näiteks need, kellele eraldi pad siin hääletamiseks, siis andke käega märku ja teie juurde tullakse ja aidatakse. Ja samamoodi toimige ka siis, kui te soovite midagi punkti ettekandjalt küsida. Kuna meil on siin saalis omajagu inimesi ja veel rohkem inimesi vaatamas üle videosilla, siis tuleb kõik küsimused esitada mikrofoni. Nii et andke käega märku, teile antakse mikrofon ja saate esitada küsimuse siis. On võimalik ka meie vestlusfunktsiooni kaudu küsimusi esitada. Need tulevad siis lõpuks järgepidi minuni. Mina saan sealt välja vaadata ja esitada need siis samuti punkti ettekandvale esitajale. Nüüd siis veel kohustuslikke punkte. Meie tänase üldkoosoleku kutse koos kõigi lisadega avaldati börsi infosüsteemis, LHV kodulehel ja ka Postimehes 3. märtsil 2026. Üldkoosolekuks osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati nagu ikka seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist ehk siis 18. märtsil 2026. Selle päeva arveldussüsteemi lõpuseisuga. Sel hetkel oli LHV Grupil 37 755 unikaalse tunnuskoodiga aktsionäri. Koosolekul osaleb ja on esindatud kokku 1449 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 197 11 133 häält, mis moodustab 60,09% kõigist aktsiatega määratud häältest. Neist 1302 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 182 546 136 häält, mis moodustab kokku 92,66% kõigist aktsiatega määratud häältest, andsid oma hääle enne koosoleku toimumist elektrooniliselt. Seega on meie koosolek täna otsusvõimeline. Slaid. Nüüd vaatame päevakorda ja vaatame, kas kõik, mis me oleme teile teada andnud, on ka õige. Niisiis, see sama päevakord, nagu kõik muud lisad, tehti aktsionäridele kättesaadavaks 3. märtsil 2026. Päevakorrale ei ole laekunud enne koosolekut ega ka koosoleku ajal ühtegi täpsustust ega parandusettepanekut. Seega saan veel kord ühe võimlemisharjutuse raames teilt paluda, kas te olete, lugupeetud aktsionärid, poolt, et me võtame päevakorra sellisel kujul vastu? Kui jah, siis palun sellest käega märku anda. Suur tänu teile, päevakord on selliselt kinnitatud. Mina tulen mõistagi siia pulti veel mõneks korraks tagasi, aga nüüd järgnevate punktide tutvustuseks ja hääletuse sissejuhatamiseks palun ma siia LHV Grupi juhi Mihkel Torimi. Aitäh. Tervist, lugupeetud aktsionärid. Uskumatu tunne täna siin olla.
ja veelgi enam, et näha, et siin on saalides inimesi, kes on mitte ainult saali täis, aga ka videos, kes meid jälgib, kes on väga huvitatud sellest, mis me teeme. Ja Danielile palju õnne, 10 aastat aktsionäride koosolekut juhatatud, et suur juubel ikkagi. Aplaus Danielile. Tahtsin sissejuhatuseks öelda seda, et kui ma alustan algusest ja mõtlen, et miks ma tulin LHV-sse siis, kui ma tegelikult tulin. Ja selle põhjus oli ikkagi 90% selles, et LHV on teistsugune pank. Ja see kõnetas mind ja võimalus teha seda, mis ma oskan hästi teha ja riskida sellega, et kui see tuleb hästi välja, siis seda pannakse tähele ja riskida sellega, et kui see ei tule hästi välja, siis pannakse seda ka tähele. Et niimoodi me tulime investeerimispangandust siia ehitama ja täpselt selle sama mõtteviisiga ma tegelikult plaanin siin edasi toimetada ja loodetavasti seda panka ka edasi viia sinna, kus meie plaanid sihivad. Nii et suured tänud usalduse eest ja hakkame pihta. Nii, ühesõnaga võtame kokku möödunud aasta ja möödunud aasta numbrid, et nagu Rain ka juba mainis, siis jäime tulemusel alla, mitte küll liiga palju, aga seal on nagu mitmeid allhoovusid ja nüansse, mida tahaks tegelikult välja tuua. Et kui hakata nagu väiksematest osadest pihta, siis kindlustusel oli meil tegelikult tugev aasta, varahaldusel oli väga hea aasta, tõi üle pika aja meile ära ka edukustasu, parim tootlus nii teises kui kolmanda samba fondides. Selle üle on meil väga hea meel. Ja mis puudutab UKR-i, siis samuti tegelikult me jooksime seal ilusti oma plaanis. Jaekliente oli meil aasta lõpuks nagu 5000 juures. Ja mis on kõige tähtsam on see, et panga põhiäri, mis on laenu andmine, me oleme jõudnud seal juba ligi 800 miljoni euroni siis aasta lõpus. Nii nagu Rain mainis, siis mis puudutab LHV panka, mis on meie kõige suurem ja olulisem tütarettevõte, et kui minna mõned aastad tagasi, siis esiteks meil on olnud väga tugev taganttuul soodsa intressikeskkonna näol ja paratamatult me oleme muutunud keerukamaks, me oleme muutunud suuremaks ja suurus ja komplekssus ei pea alati nagu koos käima. Et olukorras, kus meil ühelt poolt aina enam sunnitakse bürokraatiat peale, mida me peame täitma, et see on LHV jaoks ikkagi uus olukord, aga me peame sellega toime tulema, me peame lihtsalt väsimatult mõtlema, kuidas me saame lihtsustada seda, mida me teeme, kuidas me saame teha asju kiiremaks ja ma arvan, et siin ei ole meil ka võimalust nagu ignoreerida seda, et maailm meie ümber muutub väga palju ja meiesuguse panga jaoks, kes küll Eestis võib olla juba suurem, me oleme tegelikult väike pank ja UK-s samuti, et me tegelikult oleme täna olukorras, kus me suudame asju hakata ehitama paremini ja õigemini ja jõuda sinna punkti, kus me tegelikult tahame olla, ehk siis skaleeruvamad, kiiremad, efektiivsemad. Paar kuud tagasi tuli üks klient mu juurde, ütles, et mis iganes te teete, aga palun ärge olge üks järjekordne aeglane suur pank. Et see on nagu asi, mis mind väga kõnetas, mis mulle hinge läks, et me peame mõtlema selle peale, et kuidas mitte muutuda selliseks suureks masinaks, jääda iseendaks, aga see ei välista seda, et me suudame edasi kasvada. Lihtsalt oluline ongi natukene oma enda sisse vaadata ja protsesse paremini tööle panna. Kokkuvõttes panga tulemuse osas võib-olla ikkagi see ka, et nii kulu poole peal, kui ka nagu Rain mainis intressi tulu poole peal, et seal oli mahajäävus, teistpidi, mis meid siis võib-olla rohkem päästis, oli portfelli kvaliteet, aga me peame sellega kõvasti tööd tegema, et oma efektiivsust kasvatada. Ja veel kord, efektiivsus ei tähenda alati kulusid, efektiivsus tähendab kiirust, efektiivsus tähendab tänapäeval paljusid muid asju. Turuosadest, UK osas õnneks me ei pea turuosasid näitama, et seal on meil ruumi palju, aga lihtsalt välja tuua, et ettevõtete laenu osas turuosad vist enam-vähemalt samaks, mis eelmine aasta. Konkurents on tihe, selle kasvu
ja suurusega kaasneb ka see, et ei maga need konkurendid, kes meist on suuremad, ei maga need konkurendid, kes meist on väiksemad. Meie asi on teha head tööd ja vaadata, kuidas siit edasi. Loomulikult meie plaan on edasi kasvada ja turg õnneks Eestis kasvab ka. Hästi tubli segment on meil kodumajapidamise laenud, eluaseme laenud, et meie turuosa on seal 13%, aga jätkuvalt me paugutame umbes 2 korda kiiremat kasvu ja meie tugevus ongi kiirus. See, kui kiiresti me kliendile vastused viime, on selgelt turu parim. Ja see nagu LHV puhul mulle just meeldib ka, et me ei tohiks lähtuda sellest, mida teevad konkurendid meil, aga me peaks lähtuma sellest, mis on kliendi vajadus, mis on nende põhisoovid ja sellest lähtuvalt ehitada oma pakkumist üles, mitte võrrelda ennast tingimata sellega, et mida teeb Swedbank või SEB. Hoiuste turul meil turuosa natukene tõusis. Teise samba pensionifondide osas oligi, ütleme, muutuste aasta, aga investeerimistiimi töö tõi megatulemuse ja kokkuvõttes ka praegu meie klientide arv on stabiliseerunud ja vaikselt hakkab see teistmoodi müük, mis ei asu kaubanduskeskustes. Luminor on ikka selle kaubanduskeskustes kahjuks. Aga sellegi poolest, et me suudame paremate meetoditega tegelikult juba seda kliendibaasi stabiliseerida ja ikkagi tulemused peavad rääkima enda eest ja tulemused peavad ka meile kliente tagasi tooma. Kindlustuses oli 2025 hea aasta, turg ise oli keeruline, meie turuosa tõusis, müük tõusis, aasta algus on olnud teistsugune, aga sinna veel jõuame. Natuke kui vaadata seda konteksti, et ma usun, et paljud aktsionärid, kes mõtlevad LHV peale, LHV tulemuste peale, paratamatult need viimased paar aastat on need, mis meelde jäävad. Ja kui me mõtleme, mul on siin ilusti pandud see Euribori kõver ka, et me nagu mõtleme väga palju selle peale, et milline see ilm on, et kuidas intressikeskkond meie tulemust mõjutab, sest et paratamatult enamus meie tulust sõltub intressimääradest. Võiks sõltuda rohkem teenustuse tuludest, aga see selleks, sinna veel jõuame. Et kokkuvõttes, kui vaadata seda viimase 5 aasta kasvu, siis need numbrid ei ole sugugi halvad ja kui siin tulid 25 tulemused välja, siis üks sõber lohutas, saatis screenshoti 5 aasta tagusest finantsplaanist, kus siis me sisuliselt tegime täpselt selle ära, mis siis oli. Aga see ei ole nagu vabandus, see on pigem see, et pikas perspektiivis meil on olnud pigem õigus, kuhu oma plaanidega liigume ja selle ümber paratamatult on tsüklilisust, volatiilsust, plaanid muutuvad, peame nagu taas ennast avastama, taas ennast leidma, et mis siis see on, mis meid tegelikult edasi viib ja kes me olla tahame. Laenuhoiuste mahud, jällegi, et 5 aasta kontekstis on jõuliselt kasvanud ja ma võib-olla ise tooks seda välja, et laenumahtude puhul 15% meie laenuportfellist täna on Ühendkuningriikidest, mis on kokkuvõttes nominaalis väike arv. Me räägime turust, mis on 100 korda suurem more or less kui Eesti turg. Nii et jällegi natuke nagu anda perspektiiv, et kui me Eestis jõuame või ma ei tea, iga päev, kas nüüd see nädal või järgmine nädal jõuame 500 000 jaekliendini, et me peame mõtlema suuremalt ja me peame mõtlema, et kus me saame ennast edasi kasvatada, aga samal ajal olles kiiremad ja olles rohkem oma väärtustele truud. Põnev osa, mis puudutab aktsiaoptsioone, et siin on siis 2 poolt, millest rääkida, et üks on, toon välja 2026 väljastatud optsioonide arvu, mis on siis madalam kui eelmine aasta objektiivsetel põhjustel ja inimeste arv on siis ka napilt madalam, kui ta oli möödunud aastal. Millest eelmine aasta oli juttu, on see, et meil võeti vastu aktsiate tagasiostu programm ja mis see sisuliselt tähendab, on, et need optsioonid, mis nüüd 2023 programmi raames realiseeritakse, nende lahjenduse mõju on 0 aktsionäridele, ehk siis praktiliselt kõik on nad tänaseks turult kokku ostetud, ootavad sahtlis, mõned on veel osta jäänud, aga nii nagu oli kokku lepitud, siis lahustamist aktsionäride vaates sellest ei tule.
Ja programmi tingimused on täpselt nii, nagu eelmine aasta sai ka vastu võetud. Ja siis lisaks toon veel välja, et aastas on meil lubatud kuni 2% aktsiakapitalist optsioone väljastada ja siis nagu siin ka kirjas, et see aasta kogu number oli 1,47%. Ja siis, kuna me kinnitame siin kasumi aruannet, siis kasumi jaotamise ettepaneku toon lihtsalt ise välja. Dividendipoliitikast räägin hiljem eraldi osas, aga ma ei oskagi praegu midagi muud öelda, kui et ilus number 17 senti, kõige suurem dividend mulle teadaolevalt, mis on LHV ajaloos makstud, suhestub umbes täpselt pooleni puhas kasumist ja LHV Grupi juhatus teeb siis ettepaneku sellise dividendi välja maksta. Ja over to you, Daniel, et panna need punktid hääletamisele. Küsimusi? Küsida 2025 kohta, mis iganes pähe praegu tuleb. Võimalusi tuleb veel. Äkki Rainil on mõni küsimus? No nii. Aitäh sulle. No nii. Ja olengi tagasi, et juhatada siis teid esimestesse hääletustesse. Hääletusi tuleb meil täna 5 ja esimesed 2 tulevadki nüüd kohe üksteise järgi. Me kinnitame 2025. aasta majandusaasta aruande ja siis vaatame ka majandusaasta kasumi jaotamise punkti. Ehk siis esimene punkt ongi selline, et kinnitada LHV Grupi 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. Palun hääletada. Hääletus peaks nüüd olema lõppenud. Ootame tulemusi. Ja tulemused on teie ees. Otsuse poolt on antud 186 725 976 häält, mis moodustavad 94,78% sellel koosolekul esinenud häältest. Vastuhääli on 182 116, erapooletuid hääli 20 151 ja mitte hääletada on otsustanud 10 82 890. Ja sellega, kuna antud punkti otsustamiseks on tarvilik üle 50% toetus, on esimene päevakorrapunkt kinnitatud. Suur tänu! Liigume siis teise punkti juurde, nagu Mihkel juba põgusalt teile tutvustas. Üksikasjad on teie ees, aga ma loen siiski kogu punkti otsusena ka teile kohe ette. Niisiis, otsustada 2025. aasta majandusaasta grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum, mis on 114 265 000 eurot, kanda reservkapitali 0 eurot, kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendidena netosummas 17 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10. aprillil 2026 Nasdaq CST arveldussüsteemi tööpäeva lõpuseisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev ehk ex-date 9. aprill 2026. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isikud õigustatud saama dividende 2025. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 15. aprillil 2026. Kes on, õigemini, palun hääletada. Vaatame, kui palju teist on siis poolt ja kes soovib olla vastu. Hääletus on lõppenud.
ja tulemused on teie ees. Teise päevakorrapunkti hääletuse poolt hääli on 194 594 507, mis moodustab 98,77% häältest. Vastuhääli on 18 729, erapooletuid 30 754 ja ei hääleta all on 2 367 143 häält. Sellega on ka teine päevakorrapunkt kinnitatud. Aitäh teile! Ja nüüd järgmisteks punktideks 3., 4., 5. ja 5. 6. punkt. Kutsun ma siia tagasi grupijuhi Mihkel Torimi. Suur tänu, Daniel. Ja edukalt hääletatud olulised punktid selja taga. Aasta algusest ehk siis 2 kuu tulemustest. Tulemused on plaanis. Kas ma saan öelda, et nad on midagi inspireerivat? Ei ole. Näitab seda, et me oskame lühiajalise plaani teha ja neid ka täita. Aga oluline on see, et jällegi, et millest need tükid koosnevad. Hakkan kindlustuse poole pealt pihta, et esimesed paar kuud kindlustusel on olnud keerulised. Algas kõik külmast ilmast ja teeoludest ja jätkus siis geopoliitiliste intsidentidega, mille tulemusena lihtsalt ongi aasta alguses kokku kuhjunud palju kahjusid, mida oligi raske prognoosida. Objektiivselt, kui ringi käia, ringi vaadata, siis lund enam ei ole. See reisimise olukord on, kas ta stabiliseerunud on, aga on võib-olla etteennustatav. Et ma olen päris kindel, et siit saab ainult paremaks meil minna. Varahalduse tulemused on olnud head, vastavad plaanile, isegi natuke parem. Aasta algus on samuti tugev olnud ja meie UK panga tulemused on ka natuke paremad prognoositust, ehk siis mahud on veidi suuremad ja kasum ise on ka natuke suurem. Panga poole pealt nagu 2 poolt, et ühelt poolt intressitulud on tegelikult plaanist olnud veidi paremad, teistpidi teenustuse tulud jaanuaris olid alla ootuste, aga veebruaris tulid nad kenasti plaani järgi, et sealt on siis kerge mahajäävus, aga kokkuvõttes on tulemused okei. Grupi tasemel meil on ka olnud mõned reservid, mida meil varasemalt ei ole, mida oleme esimeses kvartalis moodustanud, et sealt ka grupi tasemel on natukene, see kasum on lihtsalt väiksem tänu sellele. Aga jällegi, et nagu nende ühekordsete asjadega, et kui need nüüd nagu hakata praegu üles lugema, siis you never know, et vahel tulevad mõned teised ühekordsed asjad ka. Et lihtsalt nii on, aga need on kõik vastavalt plaanile. Küsimusi 2 kuu tulemuse kohta või lähme prognooside juurde? Lähme, Daniel, sul midagi ei olnud? Siis lähme. Aha. Jah, okei, pärast räägime tehnoloogiast eraldi. Plokiahela tehnoloogias meil on, projekt on käsil, mis puudutab konkreetset integratsiooni ühe stablecoini süsteemiga. Need asjad kõik võtavad jällegi rohkem aega, kui me algselt planeerisime, aga nad liiguvad edasi ja samuti on seal nagu taustal litsensitööd ka, et projekt on töös. Kui on tulemused käes, siis anname sellest ka teada, aga töö käib. Nii, üks mu lemmikteemadest on olnud viimased aasta algused näha, kuidas on optimistlikud prognoosid, aga viimaste aastate ajalugu on näidanud, et kui reeglina esimese 3 kuuga alati midagi juhtub. Praegu on suht sama seis, et
Ja me räägime nüüd nagu Eesti majandusest, et ilmselt nagu struktuurselt on majandus täna nagu tugevamas positsioonis, kui ta oli 2-3 aastat tagasi. Jällegi, kui mõelda, et me oleme, ma ei tea, 5-6 aastat sisuliselt liikunud kas allapoole või külgsuunas, et hakkame juba vaikselt nagu ära unustama, et milline see majanduskasv siis tegelikult välja nägi, siis praegu on see, et nokk on ülesse, aga teine nokk, mis on ka ülesse läinud, on nüüd inflatsioon tulenevad siis energiahindadest. Et siin all on vist isegi näha, et meie prognoos baseerub eeldusel, et Brenti toornafta hind on $80 barreli kohta. Et ma arvan, et makroanalüütiku töö ei ole sugugi kerge ja iga nädal tuleb jälle nagu vaadata, et mis siis toimub. See on ühtpidi kurb, teistpidi see on lihtsalt reaalsus, kus me praegu elame, et me peame ise olema valmis pidevalt kohanema nende muutuvate ootustega. Aga jällegi, et kokkuvõttes ma arvan, et see Eesti prognoos on realistlik, aga tänases seisus saab öelda, et ilmselt me ootame inflatsiooni kiirenemist, mis jällegi toob tarbimist natuke alla, mis jällegi kohe tekitab ebakindlust seoses võimalike investeeringutega, et that's life. Aga veel kord, et kuna me oleme siin juba aastaid siin all kolistanud, et tegelikult võiks see struktuurne valmidus olla seal, aga välised tegurid paratamatult mõjutavad meid väga palju. Siis kõrvale veel pilt finantssektorist. Tegelikult on laenu kasv olnud Eestis suhteliselt stabiilne viimased aastad tervikuna. Eesti laenu käitumine nii ettevõtete kui ka eraisikute poolt on traditsiooniliselt juba väga tugev olnud. Kui me räägime keskmistest laenu intressimääradest, siis on jälle nagu põnev teema, et me ühel hetkel võtame ühed Euribori prognoosid, nüüd ongi see, et me vaatame seal seda 2,1, mis on siis, mis iganes kuupäevaga see on. Täna see on jällegi nagu midagi muud, aga see võib täpselt sama targalt sinna 2,1, 2,2 peale jälle nagu tagasi maanduda, mis siis meid ka mõjutab. Ja võib-olla ka all seal paremal, et ikkagi laenuportfelli kvaliteet, tähtajaks tasumata laenude osatähtsus, ta on nagu protsentuaalselt on kogu aeg madal olnud. Võib-olla lihtsalt näha, et natuke ikkagi seda nagu pinget süsteemis on just nagu viimase aastaga rohkem tulnud. Ma arvan, väga oluline on just praegu nagu vaadata, et mis see intressikeskkond teeb ja veel kord, et kuidas see geopoliitika mõjutama hakkab, et kõik võimalik, et nagu uusi stressteste tuleb ilmselt omajagu läbi teha, lähtuvalt sellest, et keskkond lihtsalt jälle muutub. Aga me ei näe, et see nagu hetkel meile kuidagi vahetult negatiivselt mõjuks. UK-st suhteliselt stabiilne. Ütleme, kui mõnda aega tagasi räägiti veel sellest, et tuleb äkki üks intressi alandamine, siis nüüd sellest ei räägita. Pigem intressid peaksid tõusma lähiajal ja olles nüüd seal ka lugupeetud nõukogu liige olnud pool aastat. Minust on nagu pigem see kohalik meeleolu positiivne, sest seal on ka samuti aastaid olnud pilt suhteliselt nigel, aga tänane keskkond on jällegi pigem olnud nagu soosiv olukorras, kus me tegeleme laenutegevusega, mis on kinnisvaraga tagatud, aktiivsus on kõrge, turg on suur. Et ei ole hetkel signaale, et seal midagi väga halvasti oleks. Pigem vastupidi, mõtleks, et seal on ka nagu leitud sellist värskemat optimismi, aga lihtsalt niivõrd suur süsteem, kõik need muutused võtavad aega, aga jah, kohalik tunnetus on pigem positiivne, nii palju kui see väärt on. No võt. Ja siis lähme edasi finantsprognoosi juurde. Siin on ka graafik sellest, et milline on olnud meie kasumi keskmine kasv viimased 5 aastat ja millised on ta meie finantsplaani järgi järgmised 5 aastat. Et sellegi ütleks, et kõik on hästi, et me ju tegelikult oleme olukorras, kus me oleme nagu ühel turul, ehk siis oma koduturul Eestis kasvupotentsiaali veel on, aga kriitiline on leida see efektiivsus ja see võimekus oma äri ajada selliselt, et me teeme õiged otsuseid, et me saame paremini aru, kes on meie
kes on meie kliendid, kes on meie segmendid ja luua seda nagu platvormi, mis on oluliselt elujõulisem. Nii nagu ma enne mainisin, et see kogu see sihuke bürokraatia peale tuleks läbi Euroopa Keskpanga ka, et mul on viimase paari kuuga tekkinud optimism, kuna masinad suudavad päris palju seda tegelikult ära lahendada, et kui me seda õieti ise läbi teeme, et lihtsalt õpime, saame paremaks, saame efektiivsemaks ka selles vaates. Ühesõnaga Eesti vaates teenustasude kasv, mõõdukas laenukasv, mis oleks üle turu ja et me ise organisatsioonina suudaks seda selliselt läbi juhtida, et me oleme efektiivsed, et me ei kasvata sellega oma komplekssust, oma kulubaasi. Ja UK, et kui ma mainisin, et me oleme sisuliselt jõudmas miljardi euri laenuportfelli juurde, suhteliselt kohe, siis kui jällegi, et mõelda, et mis on see potentsiaal, sellest me saame kõik aru, et see on oluliselt suurem, kui ta siin kunagi olla võiks. Küsitakse palju, aga miks ometi? Et see on ju nii konkurentsitihe turg, aga ta on 100 korda suurem ja kokkuvõttes seal leida nagu segment, kus sa suudad nagu hea tööga tulemust teha. Jällegi tulen tagasi oma teiste nõukogu liikmete juurde UK-s, kes ütlevad, et see, kes on ka teistes UK pankades nõukogu liikmed, kes ütlevad, et see, kuhu me oleme täna jõudnud, võrreldes ka paljude teiste challenger pankadega, väiksematega seal, et me oleme juba tegelikult samm ees, et ma olen nõus, et nagu grupi vaates ka, et me tahaks ju kiiremini, et see omakapitali tootlus tõuseks, me tahaks kiiremini jõuda sinna, kus grupi kasumlikkusest kõrgem. See võtab lihtsalt natuke aega, 3 aastat tagasi seda panka sellisena ei olnud. Nii et ma ütleks siin, et natuke kannatust, aga teiselt poolt ka, et me oleme juba jõudnud sinna kriitilisse massi, kus tegelikult kasum peaks hakkama ka nominaalis päris kenasti tõusma. Ja nüüd tulles konkreetselt 2026 plaani ja prognoosi juurde, et meil on päris ambitsioonikas teenustasu tulude kasvuplaan ja intressitulude osas oleme me siis, ütleme, pigem olnud nagu konservatiivsed, et kasuta seda aastat selleks rohkem ära, et atra seada, oma süsteeme paremini tööle saada, oma protsesse paremini tööle saada ja selle kõrval mitte unustada klienti, et ma arvan, et me oleme viimased aastad võib-olla olnud rohkem ka sissepoole suunatud, jällegi lähtuvalt regulatsioonidest, lähtuvalt sellest, kui suureks me oleme saanud, aga minust me teeme väga palju head tööd selleks, et ka jälle ka just jaekliendi jaoks rohkem silma paista ja teenuseid taas ehitada, mis on olnud tegelikult meie DNA ja meie alus. Et kindlustuses ilmselt on keerulisem järgi võtta praegu, aga küll tuleb. UK-s mõõdukas mahukasv, see aasta me ei plaani seal 2 korda kasvada, me plaanime seal pigem 40-50% portfelli mahult kasvada, et meil ei ole kuhugi nagu sisse ehitatud sellist meeletut nagu kasvuvektorit, et me lihtsalt peame vaikselt portfelli kasvatama, nii nagu see panganduses tegelikult toimima peaks. Ja siis mõned numbrid sinna juurde. Ma arvan, siin on hea võib-olla märgata neid omakapitali tootluse numbreid, et kui me vaatame gruppi, siis jällegi, grupp koosneb paljudest ettevõtetest ja eelkõige seda mõjutab LHV Pank, aga teiselt poolt LHV Bank UK-s ongi, et see kulubaas on kerkinud, me oleme jõudnud nagu teatud skaalani, kus ta juba opereerib piisava suurusega, ehk siis see nagu järgnev kasv portfelli ja kasumi lõikes, et see ei tule enam sellise kulukasvuga. Nii et kokkuvõttes peaaegu 10 milli on see kasumi ootus bankis ja LHV Pangas siis 109,2 miljonit ja jällegi, et Eesti Pank tegelikult ka omakapitali tootlust teeb suhteliselt mõistlikku. Meie eesmärk on jätkuvalt 20 ja veel kord, miks ma olen nagu optimistlik just nagu paari aasta vaates on jällegi see, et protsesside tehnoloogia, see peab olema võimalik, et me suudame kasumlikumalt kasvada, sest et meil ei ole ka teiselt poolt võimalust, kui me mõtleme suuremate fintechide ja challenger pankade peale, et ma ei usu, et nad, kui keegi ehitab uut asja nullist ülesse, et need asju tehakse teistmoodi ja meie peamine väljakutse ongi see, et võtta olemasolevad protsessid, need lihtsalt paremaks teha ja kiiremaks teha.
Nii et kokkuvõttes jah, et see grupi ROE eesmärk 15% ja koosnebki siis peaosas sellest, mida siis pank ja bänk teeb, aga UK panga juba nagu nominaalne mõju see aasta on märkimisväärselt suurem ja selle mõju ajas kasvab kiirenevas tempos. Ja siis, kui ma ka alustasin ennem sellest, et milline oli see viimase 5 aasta trend, siis tegelikult võtan siin selle samamoodi kokku selle järgmise 5 aastaga, et me näeme, et see pikaajaline trend on suhteliselt sama. Me ei ole siia sisse arvestanud ega mingil juhul praegu ei peaks ka tegema seda, et me arvestame sinna midagi uut sisse, mingid uusi ärisid, uusi suundi, uusi turge, aga kokkuvõttes, kuidas tänapäeval pangad toimivad, nad ei mõtle ühe riigi põhiselt, nad ei mõtle ka 2 riigi põhiselt, nad mõtlevad selle peale, et kus on nende kliendid ja mis on see, mida tegelikult klientidel vaja on ja mida neile pakkuda saab. Ja sellega me teeme tööd. Pool aastat tagasi ma ei arvanud, et ma seda slaidi sellisena näitan, sest et see on alati olnud hea koht, kus näidata, et kogu aeg see viimane aasta on, või see nagu actual tehtud aasta on tugevam. Aga jällegi, et mis siit tegelikult ju on näha, on see, et me oleme ikkagi omajagu kasvanud aastaga ja ma ei mõtle nagu kasvu all just seda, et kui suur on organisatsioon, aga lihtsalt meie mahud on üles läinud hästi ja see, mis siin vahepeal lihtsalt intressikeskkond on meile võimaldanud, on nagu on ja paratamatult selle tsükli muutuse mõju, seda on keeruline planeerida sisse finantsplaani ja samuti, et kui lihtsalt vaadata seda tulemust, siis jah, jäime 25 alla, aga ma ütleks isegi võib-olla rohkem ma vaatan seda, et see 26 plaani muutus, et mis ta oli ennem sisse kirjutatud ja mis ta tegelikult täna on, mis ongi lihtsalt võtame vastu seda reaalsust, mis meid siin ootab ja mis meil on vaja ära teha, et tõesti see plaan on konservatiivsem, aga see, mis meil taustal teeme, ma arvan, et see on kõige olulisem, mitte see, et me vaatame neid numbreid ja konstanteerime, et kas me siis olime protsent siit või sealt, kas maas või ees. Ta on oluline, sest et see hoiab distsipliini, aga sisuline töö ei pea käima ainult finantsplaani täpse järgimisega. Ja nüüd ma tegelikult kutsuksin Mihkel Kasepuu siia, sest et Rain ütles, et inimesed räägivad, mis nad teevad. Siis ma mõtlesin, et see on kõige imelik, kui ma nagu üksi räägin, et alati näe üks teine Mihkel siia korra kutsuda, kes räägib natuke meie pilvetaristust, kuidas me seal liigume, miks on oluline, et meil on oma pangatuum ja tootearendusest ja lõpuks ka, mis AI tööriistasid me kasutame ja mis kursil me sellega liigume. Tervist! See on täiesti spontaanne üleskutse praegu Mihkel siia kutsuda, nii et good luck! Daniel on pikem ka kui mina, nagu eeli näen teid. Lõbus jah, Mihkel ütles mulle 2 minutit enne, kui ta lavale tuli, kui äkki ütled ka midagi. Ma räägin teile loo, kuna ma tegelikult slaide ei ole ise näinud ja ma praegu pean rääkima seda, mis ma teinud viimase 2 aasta jooksul, siis võib-olla jäägiks seda, mida ma räägin oma töötajatele kogu aeg. Mina liitusin LHV-ga 2 aastat tagasi ja see lugu on natuke personaalne. Natukene rohkem 2 aastat tagasi siiski. Ja selle 2 aasta tagasi, kui ma liitusin siia, ma tulin ökosüsteemis, kus me vaatasime Eesti riigile otsa võib-olla natuke laiemalt, kui varem on LHV-s vaadatud või üleüldse. Ja too hetk sellest ökosüsteemi, kui tulin, siis ma küsisin seoses sellega, et meil on siin üks lärmakas idanaaber, et kui mitu raketti läheb vaja, et ühes Eesti riigis väga suur pahandus teha. Ja siis me tulime LHV-sse, LHV-s küsin täpselt sama küsimuse. Küsisime, et mis võib juhtuda, kui palju läheb vaja, et üks LHV pank täiesti hävitada. Ja me vaatame üldse kogu Eesti riigile otsa, et okei, LHV, tol hetkel me saime aru, et see number on umbes 2. Ja etteruttavalt veel öelda, et täna see enam 2 ei ole. Aga sa paned mõtlema, et kui sa tuled 2 aastat tagasi ja miks see lugu on personaalne, et sa tuled rolli nimega tehnoloogiajuht ja sulle öeldakse 2 raketti ja sa tead, mis geopoliitiliselt toimub. Ja nüüd, kui me võtame siis muud ülesanded, mis meil olid LHV-st tol hetkel laual, oli tegelikult kiirus. Et me arvan, et me ei olnud oma maitse järgi piisavalt kiired versus sellega, mis me tahtsime olla.
Ja minu jaoks oli tol hetkel hästi lihtne vaade, et me peame leidma ennast hoopis teises rollis ja hoopis teiste tehnoloogiatega, kui me siiamaani harjunud oleme. Nii et viimase 2 aastaga me oleme märkimisväärselt väga suure meeskonnaga tegelikult liigutanud LHV tehnoloogiliselt natuke teise kohta. Ja me oleme tegelikult selle asja nüüd vaikselt lõpetamas. LHV Pank on täna varundatud rohkem kui ühte regiooni Euroopas. Üsna varsti oleme koopereeruvad päris mitmes regioonis Euroopas, mitte ainult enam Eesti pinnal. Samal ajal me oleme ka Eesti pinnal samade tehnoloogiate kaitstud ja me töötleme ennast täielikult AWS-i keskkonnas ja AWS-i pakutud taristul. Seal hulgas me oleme ka Eestis esimeseks, kes on toonud natukene pilvetaristut ka Eesti pinnale, mis sai päris hulga, media traction'it. Ja selle kõigega juures, mis me oleme siis saavutanud, on see, et meil tekkis kiirus nii tootearendusse kui ka arendusse ja üldises arendusse üldse planeerimisse. Ja me oleme võimaldanud endal väga arvestataval hulgal liigutada oma vana tehnoloogiat, mida meie kutsusime pangandus legacy'ks, mis ma pean paraku tõdema, et üldises pangandus võrreldes meil sellist legacy't ei ole, nagu keskmine pangandus võib võtta otsa, aga meil ikkagi enda standardid. Hoopis teise kohta, kui me oleme harjunud. Ja me oleme sellega äärmiselt kiirust kaavutanud. Me liigume edasi täna selle kõige taristu peal, see on meie vundamendiks. Me lõpetame pilvemigratsiooni ja tulevik selles pildis on hoopis teistsugune, kui ta oli umbes 3 või 4 aastat tagasi. Ma arvan, et ma sellel pildil vist rohkem ei oskagi midagi muud öelda. Aitäh teile! No nii. Dividendipoliitika on siis nõukogu poolt vastu võetud, infopunkt. Ainus muudatus on see, mis siin on tumedas kirjas välja toodud. Varasemalt oli 25%, siis otsus on, et on nüüd 25–50%. Miks just nii? Finantsplaanis on meil sisse kirjutatud, et järgnevad aastad on ta 50%, sest et see on ka see, mida me ette näeme. Miks me hoiame seda paindlikkust ka selleks, et kui me näeme, et meil on võimalik investeerida ja kasvada kiiremini, siis meil on see kaart varuks, et sellest ka nagu see vahemik. Aga hetkel jah, see plaanis on meil vähemalt kirjas 50%, millega võib arvestada. Küsimusi? Plaanis on kirjas, et 50%-ga võib arvestada, kas see nüüd järgmise dividendi osas ka selle osas, mis tuleb? Ta on finantsplaanis on kirjas, ehk siis selle järgi võib arvestada, poliitika järgi on meil see vahemik, et põhimõtteliselt nagu võiks. Hetkeseisuga võiks. Kavatsus on selline, et see ei ole ühekordne präänik, aga võib ka järgmisel aastal. Võib ka olla mitmekordne präänik. Ma ei tea, kas Meilis tahad sa midagi lisada? Selles finantsplaanis on täna kõikidel aastatel see 50% number sisse kirjutatud. Loomulikult tuleb arvesse võtta, et kui meil on paremad mõtted selle raha ära kasutamiseks, siis me võib-olla ei järgi seda. Ja eeldus ka loomulikult see, et meie finantsplaan täitub. Ma tegelikult tahtsin küsida selle eelmise finantsplaani ja tehnoloogia jutupunktide kohta. Et finantsplaanis 5 aasta perspektiivis, kui suur protsentuaalselt on ette nähtud UK osakaal, et puhaskasumist mitu protsenti hakkaks UK moodustama ja siis põhilistest ärimahtudest laenud hoiused nii umbkaudu. Ma mõtlesin, kas Erki tahab kommenteerida. Selles mõttes, et meil ei ole seda avalikult seda splitti tehtud. Et milline on see UK kasumi osakaal peale 2026. Aga sõnum on see, et selgelt see proportsioon ajas kasvab ja kui ta oli 10 aasta, siis me ikkagi eeldame, et sealt see nagu kasvu tempo kasumi osas tõuseb kiiremini. Ja veel kord täna on ka see,
et nagu UK puhul me näeme, et portfelli kasvatamise osas ei ole see ei ole üldse küsimus. Et tegelikult seda äri on seal meie jaoks piisavalt ja meil on ka täna võimalus teha seda äri selliselt, et ta kasvab efektiivselt, mis puudutab nii jaepanganduse poolt, mis puudutab tööriistasid, mis me kasutame ja ka võimalus tegelikult rohkem seda nii-öelda opereerimise poolt, ma ei tea, mitte nagu Eestiga kokku panna, aga leida tegelikult efektiivsusi kahe panga vahel. Kui seni on neid ikkagi pigem arendatud täiesti eraldiseisvana, siis üks põhjus, miks ka Erki on siin, et me tegelikult, kes tulles sealt, olles selle üles ehitanud, siis nähes need võimalusi ka, kuidas tegelikult tiimide vahel seda sünergiat leida, et me näeme, et meil on seal tahaks uskuda, et potentsiaali rohkem, kui me täna sinna ka sisse kirjutame. Aga see on natuke selline, lõpuks ikkagi, et tunnetuse küsimus. Aga loomulikult, lõpuks on see, et me täna ju tegeleme plaaniga, et kuidas seal jõuda samasuguse omakapitali tootluseni, nagu meil on grupi ambitsioon. See oleks vastuoluline, kui me lihtsalt pimesi kasvataks selle äri, teadmata, et millal me seda tootlust sealt nagu saama hakkame, et see on seal. Aga seda mõjutab nagu mitu asja, et on nii-öelda see funding cost, millega me raha sisse võtame, kust me seda võtame, mahtude kasvades seal võimalused nagu pigem lähevad suuremaks ja teiselt poolt just see nagu tegevuse efektiivsus. Ja me ei ole sellega, me ei ole neid asju sinna kuidagi nagu sisse kirjutanud. Sellega seoses tegelikult see tehnoloogia kohta käiv küsimus ka puudutab natuke sünergiaid. Et ma mäletan, et UK-s see platvorm, millele hakati ehitama, oli siis tuumaga koostöös ja kuidas vanasti Modular Bank siis. Kuidas olete rahul tuumaga ja kas on plaanis see sama platvorm või sama lahendus tuua siia ka Eestisse, et nagu ühe platvormi pealt hakkaks edasine ehitus toimuma? Ei, me ei plaani tuuma Eestisse. Meil on oma banking, me oleme väga uhked selle üle, et meil on tegelikult oma tuum Eestis olemas, mida me oleme edasi arendanud. See ei ole absoluutselt nagu kriitika tuuma suunal. Ma arvan, et see võimalus hakata panka ehitama koos tuumaga UK-s, tol hetkel see oli õige otsus. Aga kui ma mõtlen ka siin teiste lähiregiooni pankade peale, see Artea näiteks kasutab seda, tahan öelda Teranus, aga Temenus. Et tegelikult me ei taha kasutada teiste tuum. Me tahame, et meil oleks oma tuum, mis on skaleeruv, mis annab meile rohkem võimalusi, me ei sõltu teistest. Aga hetkel UK jookseb tuuma peal ja meil on oma koor ja me oleme uhked selle üle, et on meil olemas. Et ma saan aru, et kui näiteks peaks tulema ikkagi teemaks see, et uutele turgudele laieneda, siis pigem ise arendatud platvorm. Sellepärast üldse ma arvan, et see maailm liigub selles suunas, et kui me mõtleme erinevate tarkvarade peale, mida me kasutame, siis me nagu rohkem liigume sinna, et kuidas nendest tarkvaradest üldse nagu rohkem lahti saada, et saaksime ise kiiremini arendada oma siseteenuseid, ma ei tea, personali tarkvara, mida iganes, et sellest lähtuvalt ka seda nagu kuidagi nagu sõltuda teistest, et nagu kokku stäkkida kuskil need pangad, et me ei, ma mõtlen, kui me oleme siiamaani nii palju nagu vaeva näinud sellega, et need asju ise teha, siis nagu nüüd pidamajad oleks kuidagi kummaline. Ja siis viimane küsimus ka natukene tehnoloogia valdkonnast, aga spetsiifiline, et mind huvitaks, et kuidas milline on see tehniline infrastruktuur, mis toetab ja hakkab edaspidi toetama raporteerimist ja ka riskiraporteerimist ja stress-testimist, et teatavasti siis Euroopa Keskpangalt ja igalt poolt tuleb mega palju neid regulatsioone peale, samas LHV-l on ambitsioon numbrid õigesti 24 tunniga kokku saada, et kus maal te selle teekonnaga olete ja mis plaanid seal on? Ma saan anda üldise vastuse ja see üldine vastus on see, et nagu sisemine töö selle kallal, et me saaksime oma andmed normaalsetesse andmejärvedes, me saaksime need oma nendest silodest välja, et me saaksime paremini nende kvaliteeti kontrollida, neid töödelda ja ehitada just lahendusi, mis nagu tarkvara lahendusi, mis siis just nagu seda raporteerimist kiirendaks ja parandaks. Et see on meil sellel aastal, järgmise aasta algusel nagu ülikriitiline. Aga jah, ma nagu vastata, et millist tarkvara, kuhu me täpselt suundume, võib-olla ei tunne ennast väga tugevalt praegu siin need välja öeldes. Aga kui see on nüüd oluline küsimus, saame selle juurde tagasi tulla. Aga andmekvaliteedi
küsimus ja see, kuidas me nagu grupi tasemel andmed rohkem kokku saaksime sealt järeldusi teha, kiiremini otsused, see on hästi kriitiline tegelikult selleks aastaks. Ja mul on ka endale siiamaani tundunud, et pigem see andmete pool ja see tehnoloogia pool ja just riski toetamine tehnilise infrastruktuuriga, et see on olnud nagu vaeslapse rolli ja selles suhtes on nagu rõõm kuulda, et see on nüüd käsile võetud. On. Sellest meil ei ole, kus ma ütlen, nagu pääsu sellest, sest et see, sealt tuleb ka just see, nagu see kiiruse efektiivsus, mida me tegelikult taga ajame. Et muidu ongi see, et kui me vaatame, et sul on grupp, eks ole, Euroopa Keskpanga järelevalvel, kus on reguleeritud pank UK-s Eestis on ju, ja hunnikud ettevõtted, et see ei ole asi, mida sa pikaajaliselt käsitööga lahendad. Jaa, tänud küsimuse võimaluse eest, et mul 5 küsimust ei ole, mul on üks. Viimase 3 nädalaga on 6 Euribor tõusnud 45 baaspunkti, et võib-olla ta jääb siia, võib-olla ei jää, võib-olla on ajutine, aga äkki natukene Mihkel saad rääkida finantsplaani intressitundlikkusest. Meie finantsplaani Euribori ootus oli avalikult ilusti kirjas. Meil oli 2026 Euribori, 6 Euribori ootus oli 2,2 keskmiselt läbi aasta. Et kui ta on rohkem, siis ta on rohkem, et me ei ole seda hetkel muutnud. Aga see ongi täpselt see, et me võime seda nagu täna mudeldada nagu teistpidi läbi, on ju, aga vaadata nagu üks asi, mis on maailmas kasvanud, on lihtsalt nagu volatiilsus, nagu by default, ükskõik milles. Et jällegi vaata nagu kahetsed tunded, et see ühtpidi ju intressi teenivale pangale on loomulikult nagu positiivne, teistpidi jälle keskkonna mõttes, et kas ma tegelikult nagu, et kas ma ei tea, kas Eesti ärikeskkond tegelikult vajab või üldse nagu seda lisastressi, kui me nüüd kaalume, et see majanduskasv, eks ole, ja siuke ennustatavus, et aga ma ei tea, nii ta on. Kas äkki Meelis tahab midagi lisada, kuidas me vaatame? Tea, vahepeal vaidleme keskpangaga, et kus suunas intressid liiguvad, aga elu näitab, et me tegelikult keegi ei tea. Mul on üks küsimus siin lihtrahva poole pealt, et räägitakse, et inimesed tahavad kinnisvara osta, aga LHV ei taha väga anda häid tingimusi. Et ilmselt oleme sinuga juba kokku põrgatanud ka maaklerite sellisel infotunnil ja on selgelt näha, et nii suuremad kui ka sama konkurentsitasemega pangad pakuvad oluliselt paremat marginaali. Et kas LHV grupp ja pank ei ole näljane, et neid saada või see soov on liikuda siis oma fookusega Ühendkuningriikidesse, kus see kasumi siis protsent on suurem või nälg on suurem või et selgita lihtrahvale, ole hea, mis on see päris nagu olemus, miks alla 1,45 ei taha see keskmine siis protsentselt tulla. Ja teine küsimus on siis AI kohta, aga ootan hea meelega sinu vastust praegu. Ma näen, siin on hulk aktsionäre, et kõik oleme ühes kohas, et ma ei arva, et keegi on lihtrahvas. Hakkame sellest nagu kodulaenu poolest peale, et jätkuvalt ma arvan, et kiirus on olnud see meie trump. See, et kuidas see turg nagu edasi areneb, et see ja millist marginaali me täpselt mis faasis pakkune, ma arvan, et see on tegelikult nagu küsimus Kätlinile. Aga hästi oluline on see, et nagu see UK kasv ja need nagu ei ole nagu 2 vastanduvat poolt absoluutselt. Et kui me näeme võimalust Eestis kodulaenude pealt kasvada, siis me seda teeme. Lõpuks see sõltubki täpselt sellest, et millised on meie fundingu tingimused praegu, kui palju mingil hetkel me tahame seda turgu võtta või oleme rahul sellega, mis parasjagu on. Ja see ajas paratamatult kogu aeg muutub, et ma ei taha kuidagi nagu signaali välja lugeda, et me nüüd ei tahaks. Ma arvan, et lõpuks ongi küsimus riskiisus sellest, kus me nagu ise tunneme, et me parasjagu turul oleme ja me oleme kasvanud üle turu niigi päris kaua, et ikkagi loodame, et kus ma ütlen, saab asjad korda ja see tasakaal leitakse, et me kuidagi ei vaheta nagu ühte turgu teise vastu. Et Eesti on meie koduturg, see, kust me pärit oleme, kus me jätkuvalt tahame olla parim pank. Ja AI kohta. Ja signaalid lihtsalt olid, mis ma jagasin ka siis nii-öelda turu pealt, et see sama Ühendkuningriikide küsimus. Aga AI küsimus, et kuna see teema on tulnud, et jääda ja võtab meie kõigi nagu tähelepanu igapäevast energiat, et kas LHV
grupp pigem näeb, et tehisintellekt on see koht, kus luua pioneerina tuld ja võtta ette julgeid samme, nagu me siin kuulasime, et võtame tagasi sellesse korporatiivmaailmas, sellisesse julge panganduse maailma, või AI on veel natuke selline, et me oleme hirmul, et ei tea, kas see on turvaline, kas me julgeme võtta uusi asju, et siin teised pangad on väga aktiivselt võtnud selliseid uuenduslikke käike sisse, millest võib-olla olete ise ka oma tiimiga kursis, et kuidas tunnete? Ma ei näe üldse nagu teist varianti, et ma arvan, et see elu on mingis mõttes nagu selle kogu teema ümber niikuinii ongi hüsteeriline, et ühelt poolt sa iga 2 kuu tagant pead nagu taashindama, et mis on need võimalused, mida saad kasutusele võtta ja samal hetkel mõtlema, et milliseid riske see parasjagu kaasa toob ja mis tempos liigud. Et mu enda nagu viimase nagu see 1,5 aasta kogemus ütleb ainult ühte asja, et ei tohi ära väsida, sest et need nagu see kvaliteet, mida saab nende tööriistadega nagu kokkuvõttes teha, see kasvab hüppeliselt. Aga siin ongi see nagu seesama see paradoks, et kui sul on tööl kogu aeg väga kiire ja sul ei ole aega, et tegelikult lahti mõtestada, et mida sa teed ja katsetada need võimalusi, siis väga midagi ei muutu. Et see lõpuks, ma arvan, et väärtuslik inimene tööturul on ikkagi see, kes oskab neid väga hästi kasutada. Ja ma ütlen, et seesama alguses ka, et kui ma võib-olla, ma ei tea, mulle ei meeldi bürokraatia, nagu tegelikult ka, hoolimata sellest, kelle poolt me oleme reguleeritud ja kuidas, aga mul nagu tekkis lootus selles osas, et mismoodi on võimalik tegelikult ikkagi nagu just seda tüüpi tööd ära teha ja saada sealt ka selline väljund kätte, mis on juba valideeritult kvaliteetne. Et lihtsalt peame kogu aeg edasi katsetama, aga me peame rohkem mõtestama just seda lahti, et milline protsess on nagu end-to-end. Et see sama näide oli või keegi ütles, et kui nagu elektrifitseerimine tuli, et sa tegelikult ei võta seda tootmisliini või tehast, et sa ei saa lihtsalt nagu kiiremini tööle seda panna läbi selle, et sa paned juhtme külge, aga sa pead kogu selle tehase põranda nagu ümber mõtestama ja siis hakkab tegelikult see mõju tulema ja ma arvan, et see keeruline moment ongi see, et kui me ei tegele sellega, siis ühel hetkel lihtsalt ongi see, et sul on need konkurendid, kes võivad olla siit või mujalt või kust iganes, kes on selle lahti häkkinud ja sa aastast aastasse näed seda mõju, aga sa ei näe ju tegelikult neile sisse. Et see on nagu ülikriitiline sellega praegu tegeleda, me kindlasti tahame seal olla eesotsas, aga see on alati ikka kerge frustratsioon, see võtab aega, uusi asju tuleb peale, aga mis siis? Teist varianti ei ole. Aitäh! Tänan. Siin oli juttu UK pangast ja pangad töötavad konkurentsitingimustes. Ja te ütlete, et nii Eestis kui ka UK-s on väga tihe konkurents. Aga mulle jäi kummaliselt kõlama, tähendab teie see info, et UK panga nõukogus on liikmeid ka selliseid liikmeid, kes on ka teiste UK pankade nõukogude liikmed. Et minu jaoks on see kummaline, tähendab, ma näen siin, kui olen ise jurist, et tegemist on kindlasti huvide konfliktiga. Nii et kas UK-s on kombed teised või kuidas seda selgitada? Ausalt, ma olen praegu hämmingus. Tänan. Kombed on teised, mis puudutab iseseisvad nõukogu liikmeid, kes võivadki olla mitmes pangas, aga oluline on see, et kus turul nad on nõukogu liikmeid ja mida need pangad täpsemalt teevad. Et see võib olla teises segmendis olev pank ja üks nõukogu liige meil on näiteks Islandis ühes panga nõukogus. Et see ei ole nüüd see, et meil on nagu 4 konkureerivat panka ja siis on neil samad nõukogu liikmed. Aitäh! Ja ma nagu lisan, et ma arvan, et see nagu corporate governance või see ka, et kuidas nagu nõukogu töö toimib, kuidas seda on reguleeritud, kuidas seda juhitakse, ma ütleks, et see on väga-väga kõrgel tasemel ja just need nagu kompetentsid, kes näevad erinevates kohtades, kuidas pangad toimivad, kes omavahel ei konkureeri. Et see on, ma ütleks, sellest on selgelt nagu kasu. Aitäh! Nii, minu poolt viimased punktid, tasustamispõhimõtted, miks me sellest siin räägime, ise olen süüdi, kuna need tuleb lihtsalt kinnitada iga kord, kui juhatus muutub. Sisuliselt siin ei ole mitte midagi muutunud võrreldes varasemaga, seal oli üks konkreetne punkt, mis on toodud sisse 2025 aastal vastu võetud optsiooniprogrammist, mis siis nüüd kajastub ka tasustamispõhimõtetes, et nad oleks kooskõlas, aga rohkem siin
ma ei oska midagi lisada, kui ainult anda sõna Danielile, kui ei ole küsimusi sellega seoses. Jõudu! Tarvis, aitäh! No nii, saate ka siis veel oma nutiseadmed välja haarata, kellel see võimalus ja soov ja saame liikuda edasi tasustamispõhimõtete muudatuste hääletamisele. Küsimus siis teile, lugupeetud aktsionärid on, et kinnitada LHV Grupi tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul. Palun hääletada. Ja märgin juurde, et kuna ma sain tagasisidet esimeste hääletusvoorude kohta, et liiga kiiresti liigun edasi, meid distantsilt jälgivad aktsionärid näevad seda pilti päris tugeva viivitusega, siis ma hoian seda hääletust nüüd natuke pikemalt lahti. Nii et olge siis kannatlikud, aga varsti. Nüüd loen punkti lõppenuks. Jääme ootama tulemusi. Ja tulemused on teie ees. Antud päevakorrapunkti poolt on antud 192 288 724 häält, mis moodustab 97,60% käesoleval koosolekul esindatud häältest. Vastuhääli on 877 138, erapooletuid hääli 557 509 ja ei hääletanud kategooriasse kuuluvaid hääli 3 287 762. Arvestades, millised on käesoleva punkti nõuded, on see punkt vastu võetud. Ja saamegi liikuda 7. ja ka 8. päevakorrapunkti juurde, mis on omavahel seotud. Need puudutavad olemasolevate LHV Grupi nõukogu liikmete tagasikutsumist, uute nõukogu liikmete ametisse nimetamist ja olemasolevate nõukogu liikmete volituste pikendamist siis osaliselt. Aga selle sissejuhatuseks ma kutsuksin siia kelle muu kui LHV Grupi nõukogu esimehe, kelle tööd see nõukogu liikmete liikumine vast kõige rohkem mõjutab. Et Rain, sa tuleksid siia pisut rääkima. Millest muutused? No nii, jaa. Iga asi peab elus natuke muutuma ja ma arvan, et meil on nõukoguga omavahel väga hea läbisaamine olnud aastaid. Väiksed muutused juhtuvad nii või naa, et Heldur lahkus eelmine aasta meie hulgast. Aga siis selline väike roteerumine on, et 2 väga pikaajalist liiget, Tiina Mõis ja Raivo astuvad seekord vähemalt mõneks ajaks kõrvale, kes teab, kunagi ei tea, mis edasi saab. Ja siis me natukene nagu mõtlesime, et kellega ja kuidas me ennast täidame. Ja võib-olla peaks ütlema, et see nõukogu töö on ka mõnevõrra muutunud, eriti seoses sellest hetkest, kui me läksime Euroopa Keskpanga järelevalve alla, et ütleme nagu ootused on oluliselt kasvanud ja kui tavaliselt oli varem niimoodi, et kõiki asju arutati nõukogus, et siis kuidagi tänane uus standard on see, et asju peab palju põhjalikumalt käsitlema, et nõukogus lihtsalt ei jõua neid ehk nõukogus on terve rida igasuguseid komiteesid tekkinud, et mitte terve rida, aga ma nimetan ära, võib-olla on huvitav teada lihtsalt, et on olulisemad, on riski- ja kapitalikomitee, mis siis tegeleb, nagu nimigi ütleb, riskide hindamise ja kapitaliga, seal me vaatame nii krediidiriske kui igasuguseid muid riske, kui meil oma kapitali piisavust, samuti nagu raporteerimisasju.
näiteks eile oli, kestvus oli üle 3 tunni ja ainult neid samu asju käsitleti ja et see on mõnevõrra siis detailsemalt ja tehnilisemalt, kui nõukogu teeb. Veel mahukam komitee on juhuslikult siseauditiga tegelev auditikomitee, tähendab, mis tegeleb auditeerimise ja siseauditiga, et võib-olla seal me peame lihtsustama, aga näiteks Raivo ütles, et tema ei taha seal enam olla, et tahtis tagasi astuda, et see näitab ilmselt, et Raivo tööd ei karda, aga ilmselt on niisugune, jah, et seal on lausa heroilised 4,5 tunnised istumised, et ma olen ka ajutiselt seal liige, aga ajutiselt. Siis meil on veel 2 komiteed, 2 kuidagi nagu, võib-olla meil ennast üheks liita, nad on eraldi, on siis nomineerimiskomitee, see on jälle nagu reeglid ütlevad, et enne kui nõukogu kedagi ametisse nimetab, peab seda nagu kaalutlema ja vaagima ja tegema eeltööd. Ja siis on töötasukomitee, et ei ole ka niimoodi, et maksad nagu tahad, et ka see on vaja enne vaagida. Ja siis seal on meil igasuguseid nõudeid, et kes tohib siin ja seal olla, et ühesõnaga, enam peast ei mäletagi, üsna keeruliseks on asjad tehtud. Aga natukene on nüüd niimoodi, et uute nõukogu liikmete valikul me arvestasime ka vajadustega. Ja alustades sellest, et kui Tiina tagasi astus, siis me otsisime kedagi, kes on ütleme, Tiina oli meil muideks mõlema komitee esinaine, et korraldas seda tegevust pikka aastat ja siis me nagu mõtlesime, et põhimõtteliselt Tiina rollitäitja ja me leidsime, mõlemad on tumeda pintsaku ja punaste pükste või seelikuga, et on Kairi Pauskar istub siin, et leidsime Kairi ja Kairi taust, ma ei tea, ma annan võib-olla mõlemale nõukogu liikmele äkki sõna, 2 minutit saavad ennast, vabandust, ma ei pannud tähele, et kõigepealt peame siis tagasi kutsuma, et ruumi teha. Slaid. Jah. Nii, aga kas me peame enne hääletama? Ei pea? Ei pea, okei. Siis kõigepealt jah, et uued nõukogu liikmed siis, ma ei tea, ma ei hakka ette lugema, profiil on seal. Äkki Kairi tahad öelda paar sõna enda kohta, ja võib-olla keegi tahab, tule siia, siin on, ma arvan, et siin on ja võib-olla keegi tahab midagi küsida. Ma igaks juhuks seisan kõrval, et kui väga inetud küsimused on, siis ma võtan enda peale. Tere kõigile, mul on väga suur au olla täna siin ja liituda nõukoguga ja siis nende 2 komiteega. Ma olen olnud LHV klient juba 8 aastat ja mind on alati inspireerinud see, et LHV on selline julge ja uuendusmeelne pank, aga mitte kunagi ei ole pank ainult nimi kuskil maja seinal, vaid seda teevad ikkagi inimesed. Ja nüüd ma olen ise juba olnud pool aastat juba inimesi näinud ja minu arust on LHV-s väga äge tiim, on väga palju ambitsiooni ja julgust teha asju teistmoodi. Mina ise taustalt olen just rohkem startup maailmast, kus alati tempo on kiire ja konkurents on tugev. Ja peaaegu ainus kindel asi on muutus ja ma arvan, et muutus on midagi, mis põhimõtteliselt kõik selle AI ja tehnoloogia tulekuga raputab meid kõiki ja siis on eriti oluline, et organisatsioon suudab muutusi ellu viia. Et on juhtimine, kus julgetakse üldse võtta vastu julgeid otsuseid, neid ära teha ja siis latti pidevalt tõsta. Et igal juhul on mul väga suur au võtta nüüd siuke suur vastutus, võtta teatepulk Tiinalt üle. Ja ma annan, kes võib-olla on minuga varasemalt kokku puutunud, siis teavad, et mis ma iganes ette elus võtan, teeme seda südame ja hingega. Nii et proovin siis anda enda poolt maksimumi LHV tuleviku kasvu. Igaks juhuks, kas keegi tahab midagi küsida, Siis Rain vastab. Ma võin ka vastata või proovime Kairi vastamisoskust ka, et ega ei tea ju. Praegu ei ole, aitäh. Ja siis järgmine nõukogu
liikmekandidaat on Christian Schröder ja Christian siis esindab nii-öelda seda LHV rahvusvahelist ambitsiooni, et taustaks nii palju, et ta on ka meil LHV Banki board'is, board on siis nagu juhatus seal, et või midagi niisugust juhatuse nõukogu vahepealset, et seal on ka executive committee. Ja Kristjan on pärit Šveitsist ja põhiliselt töötanud suurema osa ajast Pictet grupis, kes on üks vist tõenäoliselt vanim Šveitsi privaatpank või üks vanimatest ja tuntumatest, aga üles ehitanud ka just äritegevust Euroopa Liidus. Nii et tal on ka ütleme, kogemus Euroopa Keskpangaga. And maybe I'm welcoming Christian. You're saying a few words about yourself or well, whatever you want to say. Thanks, Rain. Really sorry to have to switch to English. With French accent. With French accent. Exactly. Yeah, right. I promise I will learn Estonian as soon as possible so that next time I can talk to you in Estonian, but give me some time. I think it will take a couple of years. So I don't know what Rain told you, but I will briefly present myself. So my name is Christian Schröder. I'm both a Swiss and German citizen, and my home base where I live currently is in Geneva, in Switzerland. I will bring over 25 years of experience in the banking and the finance industry that I gained over many years in Switzerland and in Europe. As you can see, I spent a huge chunk of my career at Pictet. It's around 25 years in the same company. It's a leading wealth management and private bank worldwide today. It's the second largest bank in Switzerland. And I served as the CEO in Frankfurt for the European part of Pictet. Maybe surprisingly, my background, as you can see, is an engineering background. So I have both hats, the scientific one, the engineering one, and the more banking one. And I have a master degree from the Swiss Finance, it's the EPFL. In English, we say the Swiss Institute of Technology. Yep. So I have a master degree in IT networks. So last year, I stepped down from my position as a CEO to focus myself on supervisory boards, but I'm also working on as an advisor for fintechs, for startups, but mostly also for financial institutions. As a future member of the supervisory of LHV, my goal would be really to bring in business growth for the company. I can also, bring all my experience to reinforce the operational efficiency, and finally also to bring some expertise to reinforce the corporate governance. Thank you. Thank you. Nagu näete siis jah, et ma arvan, et need väiksed muudatused nõukogus ka sümboliseerivad sellist suunamuudatust ja mille peale me rohkem mõtleme. Et naljakal kombel jah, mõlemad uued liikmed on rohkem nagu infotehnoloogia taustaga, tõsi küll ka panga ja startupi kogemusega. Nii et ma vist paneks siis või tuled sa mul appi, et hääletusele panna? Veel? Ülevaade, okei. Ja siis on ülevaade nendest komiteedest, et kes kus midagi teevad. Üleval on siis tänane nõukogu pärast tänast koosolekut ehk startijatest on siis mina ja Andres endiselt, Tauno, kes on mäletatavasti esindab Skype'i inseneride
haldusfirmat Liisi Snatikov on, kes ei tea, siis tuletab meelde, et ta on tegelikult Swedbanka taustaga, oli seal korporatiivpanganduse juht ja minu arust teeb super head tööd meil riski- ja kapitalikomitee eest vedades praegu. Ja siis uued liikmed, keda me just nägime, Kairi ja Kristjan. Ja omakorda siis täpselt, et nii-öelda inimestega tegelevad siis nomineerimiskomitee ja töötasukomitee ja siis on meil veel auditikomitee. Ma olen juhuslikult ise kogemata igal pool, aga see auditikomitee on ajutine, et ma olen nagu öelnud korraks, et meil tegelikult seal olid ka väiksed muudatused, et uus auditikomitee juht on Indrek Heinloo, et ütleme, ja Kristjan liitub ka. Nii et see on selles mõttes, ma õige pea proovin sealt välja manööverdada. Võib-olla me peame kelle kasemele tooma. Et kui, ja siis on vist tasud on ka siia kirja pandud. Jah, et saate üle lugeda. Aga veel kord, et ma ei arva, et see võib-olla õige on, aga ja, et see, ütleme, nõukogu tegevus 10 aastat tagasi ja täna on nagu öö ja päev, ütleme, kahjuks võib-olla on isegi peame ennast ümber korraldama. Suur tänu teile, Raivo ja Tiina. Ega midagi, ka järgmised, täna viimased otsused vajavad vastuvõtmist. Nendeks on meil siis nõukogu liikmete valimine ja nõukogu liikmete volituste pikendamine. Loen ette teile otsuse tervikuna. Valida LHV Grupi uuteks nõukogu liikmeteks Kairi Pauskar ja Kristjan Schröder, kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja kestavad 3 aastat. See on 25. märtsist 2026 kuni 24. märtsini 2029 kaasa arvatud. Pikendada LHV Grupi nõukogu liikmete Rain Lõhmus, Andres Viisemann ja Tauno Tats volitusi tähtajaga 3 aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest. See on 29. märtsist 2026 kuni 28. märtsini 2029 kaasa arvatud. Palun hääletada. Hääletamine on lõppenud. Ja tulemused on teie ees. Selle päevakorrapunkti poolt on antud 192 149 465 häält, mis moodustab 97,53% täna esindatud häältest. Vastuhääli on 1 219 036, erapooletuid hääli 329 735 ja ei hääleta all on antud 3 312 897 häält. Sellega on ka see päevakorrapunkt vastu võetud. Ja ei jäägi muud kui öelda, et kuigi me täna ei teinud võib-olla nii märgilisi otsuseid siin kui 10 aastat tagasi, siis siit sai kindlasti alguse uus peatükk LHV-s, meie arengus. Teie kõik, austatud aktsionärid, olete osa sellest. Ma tänan teid selle kaasatöötamise ja tähelepanu eest, mis te osutasite kõigile, kes meil täna siin punkte ette kandsid. Ja sellega kuulutangi LHV Grupi aktsionäride üldkoosoleku lõppenuks. Aitäh teile!